saalis ma usun, et kõik nõustuvad harjunud sellega, et kui meil on vahend või eesmärk püstitatud, et siis me kehtestame mingisuguse konkreetse tegevuskava. Et kes teeb mida ja millal ja kuidas. Et kui 2008 Saksamaa valitsus vähemalt 4 korda operatiivselt muutis avalikult tegevuskava, mida ja kuidas kriisis toimida ja käituda, et kas siis Eesti valitsusel on mingisugune konkreetne tegevuskava, et kas te tahate siis ka sinna kaasata peale valitsuse ja Riigikogu veel midagi kolmandat ja kuidas te seda kolmandat kaasa siis sellest tegevuskavast instrueerida ja informeerida? Aitäh! Mis puudutab tegevuskava laiemalt, siis me oleme sel aastal olnud pidevas permanentses eelarve koostamise protsessis ja see tegevuskava, mida nimetatakse riigi eelarveks, on olnud avalik ja on ka praegu avalik ja kui mõni arvab, et see on midagi, mis inimeste elu ei puuduta, siis ta on sügavalt eksiteele soos sattunud. Jah, ei piisa ainult sellest, kui valitsus tahab eurot, ei piisa ainult sellest, kui Riigikogu eurot tahab, valitsussektor on laiem. Kõigepealt rahvas peab tahama. Rahvas Eestis tahab. Ma olen veendunud selles, et see sama 19 miljardiline parandus on võimalik olnud tänu sellele, et rahvas on mõistnud ka euro eesmärgi vajalikust. Kuid valitsussektor ja valitsussektori tasakaal on märksa avaram mõiste kui riigieelarve ja riigieelarve tasakaal. Valitsussektorisse kuuluvad ka meie haiglad, mille eelarve ei ole sugugi väikse, needsamad omavalitsused, mida ei ole sugugi niisama vähe, riigi kinnisvara aktsiaselts, mittetulundusühingud, sihtasutused erinevad ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma tundub, et praegu on see positsioneerimine euro suhtes Eestis suhteliselt kummaline. Ehk siis enamus on võtnud kuidagi passiivse hoiaku sisse ja ütlevad, no vaatame, kas nad saavad seal valitsuses või Riigikogus sellega hakkama või ei saa. Või nagu Mark ütleb, kui nad hakkama ei saa, siis on nad läbi kukkunud. Meie hakkama ei saa. No jah, valitsuses hakkama ei saa. Et siis, näeb. Ma ei usu, et nad ikka saavad sel aastal. Võib-olla siis kunagi, aastal 2012, 2014 või midagi taolist.